Matti Moguchi. Tartu oli 80-ndatel vaikne ja tolmune, aga õnneks oli olemas Matti Moguchi. Esmalt kõlas tema hääl. Alles siis ilmus nähtavale Mati Miiliuse lopsakas kuju. Veidi hingeldav, suunurgas piip, habemes süljepritsmed. Nii mõnigi mööduja kattis teda nähes ja kuuldes enda ja oma laste kõrvad ning silmad. Teised õhkasid. Lõpuks ometi on ka meie luules keegi, kes räägib, mis toimub meie ühiskonnas ja teeb seda rajult ja võika muigega. Telefonitollu sulun oma keele suudluseks ja sa mulle naerad vastu lapse hinge süütuses. Mida tead veel seksis sina, kes seal teisel pool ei näe, kuuled vaid, et tähin, puhin, kõlva sulle tire hoos. Järgmisel nädalal võite minna ostma kirjanike liitu Tallinnas. 2 esimest luulekogu, mis loomulikult sel ajal trükki ei pääsenud, levisid käsikirjaliselt käest kätte. Juba pealkirjad ütlevad, et autoril madala enesehinnanguga probleeme ei ole. Mina, Eiffeli torn, mina, metsikuim mehike. Ühesõnaga, see on 3. Matti Moguchi 3. luulekogu. Ütlesin ka esimene, mis näeb trükivalgust. Aga käsikirjas on 2 enne. Esimese kogu nimi on Mina, Eiffeli torn ja teine on Mati, mina, metsikuim mehike. Kui Miiliuse kuju ja hääl olid selged ja käegakatsutavad, siis niisama lihtsalt polnud lood autorlusega. Ühelt poolt oli kodanik Mati Miilius, tuntud kui kunstikoguja ja öövalvur. Teiselt oli tekstide autor Priidu Beier. Mulle meeldivad eestlannad, kes kirjutas oma nime all veidi kombekamaid värsse ja õpetas lastele koolis kunsti ajalugu. Ma ihkan sind, ebamaist ja astraalset, ma ihkan sind, jäist, ükskõikset, nahaalset. Selle müstifikatsiooni ristiemaks oli Doris Kareva. Kareva vaikis kui haud, aga 2 geeniust ei pidanud vastu ja rääkisid välja, kes on kes ja kes keegi ei ole. Sülge pritstes, vaimustatud massi, ulgudes loen oma lüürikat. Sest kui eesti kirjanduses on midagi uhket ja ilusat, siis ei saa ju seda nagu päikestki vaka all hoida. Minu kõrval kahvatuvad teised tähed. Tagumikku jalalöögi valusa saavad matsid. Kõik, kui ma Parnassi sammun, enda kõrval teisi ei saa taluda.